liigub väga hea. 5 tehtud. 7 grammi kreatiini ja paar omega-3 vitamiini. Hästi. Kuradi tugev poiss, ma ei suuda järgi pidada ja ma kaalun tast rohkem. Nagu ma juba varem rääkinud olen, siis vorm tehakse ikkagi köögis ja siin ma täna jälle olen ja ma näitan teile, milline näeb välja minu nädala ostukorv. Ja ma võin juba öelda saladuskatte all, et suurem osa sellest koosneb lihast ja kui ma ütlen suurem osa, siis ma reaalselt mõtlen suurem osa. Nädala shoppingu teen ma tavaliselt just pühapäeviti ja siis ma ostan ka, ütleme, terveks uueks nädalaks siis enamus toiduasjad juba valmis. Et see aitab natuke seda vältida, et kui ma käiksin iga päev poes, ostaksin 3-4 asja kaupa, siis ilmselt neid juhuoste tuleks ka palju rohkem, sest teinekord ongi satud tühja kõhuga poodi, no tavaliselt sa ikkagi midagi ju kaasa haarad. Nii et kui ma ostan korraga kõik ära, siis see võimalus, et mul kodus mingit ülearust snäksi on, see on palju väiksem. Ja teedisti nüüd tegelikult niimoodi kergem kinni pidada, kui neid ahvatlusi natukene vähem kodus on. Kuna aga selle nädala ostukorv oli mul parajalt suur, siis ma käin lihtsalt kiiruga üle, mida kõike ma ostukorvi panin. Iga nädal see mul nii suur ei ole, eks ta oleneb, kui midagi on otsa saanud, siis tuleb ju juurde osta, aga see nädal tõesti kuhjus neid asju omajagu. Aga alustades otsast, esiteks muidugi siis värsked asjad, selleks on siis kurk, paprikas, muidugi tomatid. See on niisugune parajalt hea lahjakraam, et seda saab omajagu igale poole panna ja see värske kraam, see annab lihtsalt toidule ka mahtu juurde. Et kuna ma ikkagi enda kaloreid pean jälgima, siis seda mul omajagu läheb. Siin siis omajagu ka lehtsalatid veel. Siis värskele kraamile natuke vahelduseks saia, seda läheb ka päris korralikult. Üritan siin ka natukene erinevaid saia osta, et lihtsalt kehale ka vaheldust. Pean ütlema, et ma neid üksi kõiki neid asju ära ei söö, et see on siin 2 inimese ports, mida ma kõike näitan, kuid eks kindlasti suurem osa sellest läheb minu alla. Siis järgmiseks võtame natuke midagi valgulist vahele, talleegilt natukene täissuitsuvorst, siin on mõned kanasnäkid, need on niisugune hea 60 kalorine amps, et ma teinekord võtan lihtsalt trennikotti kaasa, kui pikk päev trenne, siis ma saan lihtsalt seal vahel kiiresti mingi väikse valgukogusega kätte. Järgmiseks liigume edasi veel lihaga, siit tuleb omajagu liha, see on esiteks siis delikatess hakkliha, neist ma teen tavaliselt kotlette, siis siia otsa veel broileri kintsuliha, aga kuna kintsuliha on natuke rammusam, siis seda ma söön pigem vähem ja rohkem mul läheb siis tavalist broileri fileed. Seekord sai ostetud siis, mis ta on, 3 kilo kokku, ehk siis päris korralikult, ütleme pakk päevas enam-vähem. Siis, et kana liiga üksluiseks ei lähe, siis siia vahele teen tavaliselt natuke ahju saiu, selleks mul läheb omajagu riivjuustu, see on jällegi pigem see lahja versioon, et saaks natuke usinamalt peale panna seda. Siis saiale vahelduseks leiba, seda mul nii palju ei lähe. Aeg-ajalt tahaks ju midagi muud ka kui lihtsalt makaroni või tatart riisi, siis selle jaoks on mul wrapid. Nüüd on täis teravwrapid ja natuke õhukesemad, ehk siis jällegi hoiab kaloreid kokku. Siis nagu öeldud sai, siis wrappide asemel see on enamasti pastat. Nüüd viimasel olen päris palju hakanud tarbima neid munanuudleid. Need lähevad lihtsalt 3 minutiga keevad ära, ehk siis aega tuleb ju kokku hoida. Hea kiire variant kuidagi süsivesikut saada. Siis järgmiseks lihalisest poolest läheb ka kindlasti veel kanafilee sinki. Seda läheb ka päris korralikult, no ma arvan niisugune 1,5 kuni 2 pakki päevas, ehk siis ikkagi omajagu. Siis lisaks sellele, et ma vahest wrappe teen, siis aeg-ajalt ma teen ka leivakorvikestega selliseid kanaampse. See on jällegi natuke vaheldus sellisele riisile ja kanale, aga saab ka päris hästi kõhu täis. Jõudes hommikusöögi juurde läheb päris palju kanamune, see läheb ka muidugi teiste toidukordade juures, aga kõige põhilisem siis võib-olla riisihelbeid, et neid ma söön peaaegu iga päev, see on ka niisugune hea süsivesiku allikas, aga et riisihelbed üle ei viskaks, siis siia vahele ka natukene kiirkaerahelbeid, et jällegi annab ka natuke rohkem kiudaineid, kuid mõlemad on mul reaalselt igapäevases menüüs. Niisugune hea, odav ja toitev toit. Järgmiseks jõuame kastmeteni, see on ju üks toidu parim osa. Esiteks mul läheb päris usinalt seda 0 kalori sweet and chili kastet. Seda on päris hea igale toidule juurde panna. Annab ka päris hästi maitset. Siis magusad kastmed. Jällegi samamoodi 0 kalori omad. Mis ta siis on? Karamelli ja pähkli omad. Samamoodi läheb mul maide pudru peale. Tahan teinekord jääkohvi teha, panen ka sinna sisse. Et niisugune hea lahja variant. Järgmiseks siis sellised natuke klassikalisemad kastmed, ehk siis ketšup ja majonees, muidugi jällegi lahja versioon. Lisaks siis sellistele klassikalisematele kastmetele
ka midagi natuke huvitavamat, siis Future Foodsi vürtsikas paprikakaste ja vürtsikas tähendab siidine trühvlikaste. See on mu enda lemmik, aga mõlemad sobivad päris hästi teinekord selliste toitude peale, annavad jällegi natuke rohkem maitset ilma väga palju kaloreid lisamata. Siis siit liigume edasi, aeg-ajalt tahaks ju kohvi teha ja millegi maitsvamaga, siis siin on niisugune pistaatsiakreemiga kaerajook. Siis niisugune väike vahepala jällegi, mis ta siis on, šokolaadiga skirr, annab natuke valku. Siis, et vahest veel magustoit endal teha saaks, siis siin on selline lahja toorjuust. Sellega sobib hästi kokku selline pehme kohupiim ja siin on seda veel omajagu, kuna jällegi lahja kraam, seda saab päris palju süüa. Järgmiseks, mis mul siit tuleb, 2 pakki võid, see on küll niisugune vähe rammusam kraam, aga jällegi mitmekesise toidulaual ju ta võib natukene sees olla. Siit siis veel päris palju munavalget. See esiteks läheb mul näiteks pudru peale, teinekord omlett, et kõvasti lahjem kui lihtsalt niisugune tavaline muna saab rasvaga päris hästi kokku hoida. Ehk siis oma 3 liitrit siin seda praegu. Siis kõige tavalisem piim, samamoodi pudru peale, muude toitude sisse. Siis, kuna ma olen ka paras maiasmokk, siis kindlasti küpsist. Enamasti teen sellest just siis seda sama küpsise kohupiima magustoitu, aga küpsist läheb ka siin dieedi ajal isegi. Siis järgmiseks, et toidud ikka magusaks saada, siis siin on natukene magusainet, huksola. Olen kasutanud ka steviat, aga hetkel olen pigem huksola peal. Siis jällegi midagi natuke lahjemat, marineeritud kurk, seda saab päris palju toidu peale panna, kuna jällegi ei anna palju kaloreid. Siis natukene veel kaerajooki, jällegi pigem kohvi peale või siis jääkohviks. Omajagu tuleb siit igasuguseid siirojooke. Tavaliselt võtan seda, mis soodukaga on, Pepsi, Fanta, Jaffa, kõik läheb, aga kasutan ka siis just, et ütleme toidu kõrvale joon seda, muidugi peamiselt üritan ikkagi vett tarbida. Ja lõpetuseks on mul siin jäänud veel natukene pastat, siis kindlasti veel kohupiima, seda läheb mul ka vähemalt pakk päevas, kuna ka niisugune hea lahja ja annab päris palju valku. Siit tulevad ka mõned ricecake'id, need on toffifee maitsega, natuke niisugused maitsvamad. Veel tuleb kana, et seda ei ole kunagi liiga vähe. Ja lõpetuseks niisugune parastorn Kreeka jogurtit, et seda läheb ka vähemalt, ütleme niisugune pakk 2 päeva peale. Ehk siis hea lahja kraam saab natuke lisavalku, aga pigem ma kasutan seda samamoodi siis just kastmete sees. Ja lõpetuseks plokk vett. Vett ei ole kunagi liiga palju, neid pudeleid on lihtsalt hea igale poole kaasa vedada ja ma saan veenduda selles, et ma saan päeva lõpuks enda 3 liitrit ilusasti täis. Aga see on mul selline dieediaja toit ja ikkagi ma jälgin enda kaloreid, eks saab natuke lahjemalt kindlasti teha neid toite, et ma saaksin rohkem süüa, kuid seda kõike korraga ma siin igal juhul ju sisse ei pista. Et jällegi tuletan meelde, et see toit ei ole ainult mulle, see on siin 2 inimese toit, et ilmselt üksi ma nii meeletuid kogusid ei osta, kuid toidud on kindlasti samad. Ja selles mõttes on väga mugav iga nädal poes käia, et ma tean täpselt, kus ma mida võtan, kuna ma ütlen 90% neist toitudest on iga nädal mu toidukorvis. Ehk siis tegelikult päris kerge on ju see nädala shopping ära teha ühe korraga, nii ei pea mõtlema enda aega raiskama, pluss sellise suure shoppinguga saab ka päris palju samme. Et kell on täna 12 ja mul on juba 9000 sammu täis. Et ainult natukene ju jäänud veel ja ilmselt nüüd ma järgmiseks lähengi enda jalutustiiru tegema. Kätte on jõudnud järjekordne trennipäev ja täna ma olen suuna võtnud üldse Sparta jõusaali, kus ma ei treeni mitte üldse üksi, vaid ühe võib-olla enda suurima konkurendiga. Selleks meheks on siis Marten Pähna. Ta on varasemalt juba võistelnud, ta on muidu juuniorite kategoorias, aga ilmselt laval satume ka ühte kategooriasse. Ja meil ongi plaanis koos teha üks korralik seljapäev, et lähme vaatame, kuidas tema prep läheb, ajame natuke juttu ja et mis siis, et me konkurendid oleme, koos trenni võib ikka teha. Nii et kohe näete, kuidas see välja hakkab nägema. Kolmas saar on lukus. Maja ees on helikopterid ja jutud. Ikka tulen külle, kui vaid kutsud. Kolmas saar on lukus. Maja ees on helikopterid ja jutud. Davai. Liigub väga hea. 5 tehtud. Kerge kurat, ma ei tea, kas ma ise jaksan sellega.
olen sind ju varem gymmis näinud, kuidas sa üldse jõudsid kulturismini, et mingi muu spordialaga tegelesid varem või lihtsalt järsku tekkis see huvi, et tegid jõuksi ja vaatasid, võiks lavale minna? Põhimõtteliselt alguses oligi sõpradega plaan, et hakkame jõuksis käima. Yeah. Ja siis vaatasin, et täitsa töötab mul see. Ja hakkas põhimõtteliselt meeldima. Siis kohe tuligi see mõte, et davai, võtad treeneri, lähed lavale või pigem nagu oligi, et paar aastat vaikselt ise tegid ja siis... Mul oli jah, et paar aastat ma tegin ise kõik enda toitumise trennid. Lihtsalt vaatasin mingi YouTube'is videos. Yeah. No igaüks meist alustab niimoodi. Pani kokku. Mul vist oli minu meelest Chris Bumstead kava, kus ma tegin. Olen isegi teinud. Ja niimoodi oligi mingi 2-3 aastat. Okay. Ja siis mamps soovitas, et peaks treeneri võtma. Õige, mamsid hoolitsevad. Ma läksin ka tänu sellele treeneri all, okei? Ja siis võtsingi ühendust, et tahaks treenerit võtta. Tavai. Ja nagu näha, siiamaani töötab vist asi, nii et... See oligi, et võtsin treeneri, siis järgmine aasta võistlesin kohe. Kui ma Elleri alla läksin, siis saingi endale nagu korraliku toitumise ja kavad. Mitmes hooaeg sul praegu üldse tuleb nüüd? Mitu sa teinud oled näiteks? Mul on olnud 2 hooaega. Okei. Ehk siis eelmine aasta kevad ja see aasta kevad. Ja nüüd tuleb sügis. 3. otsa, okei. No korralik põhi all juba selle vanuse kohta, ei väga hästi. Kaks veel. Kuidas sul viimased hooajad üldse läksid, mis tulemuste mõistes jäid rahule või jättis pigem soovida, et kuidas sellega läks? Mul on olnud siis 2 hooaega, eelmine aasta kevad, see aasta kevad. Esimesel hooajas mul oli 3 võistlust, algete võistlus, seal ma sain hõbeda ja kulla. Siis oli Eesti karikavõistlused, sain 2 kulda ja 1 pronksi. Korralik saak. Siis Euroopakad oli 3 pronksi, 1 hõbe. Ja nüüd see aasta, kevadhooaeg, oli mul Eesti karikavõistlused, kus ma sain 1 kulla, 1 hõbeda. See olid Euroopakad, mis olid kõige tähtsamad, ütleks. Ja seal ma läksingi tegelikult, tahtsin kulla järgi minna. Ja mul oli siis lõpptulemus 3 hõbedat ja 1 pronks. Okei, no siis päris kulda ei tunda, aga väga lähedal vähemalt. Et nüüd järgmine hooaeg on siis plaan minna see ära võtta, ma oletan ühesõnaga. Nüüd see sügis mul on siis plaan, et läheks maailmakatele, tahaks kulda. See on veits nagu teistsugune selline tase on seal veits nagu kõrgem kui eurokatel, aga kuld on ikka sama. Võitma lähed igal juhul, nii et jah, okei. Endal ei ole siin nüüd aastate jooksul, mis sa selle spordialaga tegelenud oled, et kiusatust olnud, et proovida mingeid siis abistavaid vahendeid. Seda mõtet ei ole kunagi pähe tulnud. Et isegi ennem seda, kui sa võib-olla kulturismiga tegelesid? Ei no, eks kõik korra mõtlevad nagu, mis siis kui oleks. Aga praegu pigem sihid puhast sporti ikkagi? Praegu on ikka puhas, jah. Ei, õige ka. Praegu ei ole mõtled mul midagi. Sa oled noor ka veel, et saad vaadata, kuidas läheb. 7 grammi kreatiini ja paar omega-3 vitamiini. Käib küll. Ma olen sama grammi peal. Sa oled nüüd siin paar hooaega teinud, mis sul näiteks viimane hooaeg või viimane prep üldse see kõige raskem osa oli, et kas sul pigem on lõpus raske trenni tulla, kui energiat pole või pigem see toitumise pool, või kas üldse on midagi rasket sul, et mis ise tajud? Pigem just see tunne nagu, see väsimuse tunne, see zombi tunne, see prepi lõpus tuleb täiesti esimene hooaeg. Oli mul see kõige hullem, ma olin selline 6 aega lihtsalt täiesti, ma ei tea, augus kuskil, aga eelmine prep oli, siis see kevadhooaja prep, see oli selline veits kergem. Ei olnud seda nagu räiget mingi augus tunnet. Aga tegid midagi teisiti selle jaoks või lihtsalt see juba oli, lihtsalt läks paremini? Toitumine oli veits teistsugune. Ma põhimõtteliselt volüüm mäksisin nagu. Kõik need toidud oli mingi, mis see oli mul mingi
pool kilo kapsast ja siis kana hull peale. ports on ju, ei, ma olen sama teinud. Ja see nagu tegelikult, noh, seedim selles ei ole kõige parem, vaata. Sa vaat sinna mingi maitseaineid värk ja kõik, aga põhimõtteliselt ma tegingi, lihtsalt proovisin nagu kõhu, seda täis kõhutunnet saada kogu aeg. Ja nii oli kergem sinu jaoks? See tegi palju kergem sinu meelest. Et ma ei olnud seda nagu räiged nagu nälga, vaata, terve päev. Okei. Ja aga nagu see väsimuse tunne on ikka sama, see nagu ära ei lähe. Sellest pääsu pole, kui see nii defitsiidis on. Sellest süskarid on nagu nii madala ka, vaata. Sellest... Aga mis sul kõige madalam kaloraaž üldse olnud on, tead, mäletad niimoodi? Ennem võistlusi neid? See hooaeg oligi just kõige madalam. Võib-olla troppis võits alla 2 tonni. Okay. Minu meelest oli selline 2 tonni peaks olema kõige madalam minu meelest. Okei. Poole, noh, saab hakkama veel sellega, aga jah. Ega tore vist ei ole, okei. Ja palju sul praegu on nüüd, ütleme nüüd, et sa küll valmistud võistlusteks, aga päris prepil veel ei ole, siis mis sul siuke klassikaline kaloraaž praegu on? Põhimõtteliselt jah, peale võistlusi saab veits nagu maintain ida, vaata. Et sa ei pea kohe uuesti prepile tagasi minema. Praegu mul on siis maintaining, nagu maintenance kalorid, et 3000. Ja siis natuke samme, natuke kardjat. Ja siis hoian kaalu see. Täitis mulje, et kergem on. Martin läks vett ostma ja pean ütlema, et kuradi tugev poiss, ma ei suuda järgi pidada ja ma kaalun tast rohkem, et ainult respekt mehele. Et siit veel tuleb, nii et vaadake. Ma järgmised harjutused üritan ikka järgi püsida tal. Ilus, 3, 5, 7, 'Aga mis sa ise tunned, mis sul viimane hooaeg üldse nagu puudu jäi? Oli mingid kohad, mis olid maha jäänud või lihtsalt kõike oleks vaja paremaks? Et millele sa praegu kõige rohkem rõhku paned üldse? Mul on olnud probleemid selle nagu meat sectioniga, ma ei oska nagu kontrollida. Mõnes nagu pildis on lihtsalt selline et jääb nagu laiaks, ei ole nagu detaile ka näha, vaata. Et praegu ma tegelikult fokusseeringi veits nagu kõhulihaste ehitamisele, siis poseerida ka neid nagu hästi, vaata. Aga muidu mul kogu aeg on olnud need nõrgad kohad, selg ja rind. Mis kõige paremad on? Ma tean, et quadid on üks kindlasti. Käed ja jalad. Okei. Üks hetk veel või? Jep. Okei. Toi. Siis on poseerimis ka pärast. Võiks mõned poosid teha. Kuigi sa kuradi moogid mind sul nii palju rohkem suurem. Ma arvan, sa oled liinim praegu. Liinim võib-olla küll, kuigi okei, jah, ise on nii raske adekvaatselt hinnata. Ise ma ütlen, et ei, ma olen kuradi tünn veel, aga ei, tegelikult vist on okei, jah. Tavai. Palju? 10–12. Lebo. Hästi. Nice. Tegin 12 minu meelest. Ei tule kuhugi. Mul endal on siin nüüd õlavigastus olnud, et see on päris korralikult trenn ja seganud, aga kui sul endal vigastustega on siin üldse viimased hooajad midagi ette tulnud, mis on piiranud sind või on pigem hästi läinud? Mul tegelikult üldse nagu kordagi ei tulnud ette nagu sellist vigastust, mis nagu takistaks treenimist või kuidagi. Okei, hästi. Ma ei ole haigega olnud nagu kordagi. Kordagi selle perioodi jooksul? 2 aastat. Okei, siis on vedanud sellega. Ma ei luba lihtsalt haigeks jääda.
aga sa vahepeal teed mingi deload nagu nädalaid ka, et seda vältida või pigem on nii kaua kütte kui... Vahepeal on deload jah. Okay. Siis kui treener paneb need sisse sinna. Okei, õige. Sügisel on meid mõlemad juba laval näha, et me oleme küll konkurendid, aga noh, ma hoian talle pöialt ka ikkagi selles suhtes, et kes meie tegemistel silma peal tahab hoida, siis hakake meid mõlemad kindlasti jälgima ja üritame mõlemad postitada ka midagi, et oleks näha, kuidas meie prep kulgeb. Et mine sa tea, äkki on veel üks, et meid koos trennis ka näha selles suhtes. Kuule, aga edu sulle ja näeme siis, kui mitte varem, siis võistlustel laval vähemalt ühesõnaga. Näeme.